pööra palun tähelepanu sellele, kui palju püüad sina hoida ennast hea inimese kastis, mis on üldse sinu jaoks see hea inimese kast. Tavaliselt sihuke hea inimese kast on sihuke, noh, ta on sihuke tubli kodanik, on ju. Talub hästi, kannatab hästi, vagur, vaga, seab teiste vajadused, teiste soovid, ootused esikohale, on sihuke ennast ohverdav. Nüüd selles kohas tavaliselt on nagu mäng kahe kasti vahel, et kui sa oled teiste jaoks hästi hea, hästi tubli inimene, siis tegelikult omaenda mängus iseenda jaoks sa ei ole üldse hea inimene. Iseenda suhtes käitud sa seeläbi tegelikult väga hoolimatult ja ükskõikselt ja tihtipeale ka julmalt. Et mida ma tahan tegelikult öelda on see, et inimesed ja ka sina ei ole head ega halvad. Ja kui hakata seda värvikammat nägema natuke nagu terviklikumalt, ehk siis inimolemust koos kõigi selle värvide ja hallide varjunditega, siis on võimalik hakata teiste inimest tema kavatsusi paremini mõistma. Ja tegelikult ka teadlikumalt iseennast juhtima ja teadlikumalt tegelema ka omaenda varjupooltega. Ja kui sa nüüd tahaksid ikkagi mulle vastu vaielda ja öelda, et kuule, aga hei, et tegelikult ei, ma olen ikkagi hea inimene ja mina küll kunagi julmasid tegusid ei tee, on ju, siis tuleta palun alustuseks meelde endale kõiki neid kordasid, kus sa oled kellegi teise mingite emotsionaalsete või füüsiliste vajaduste rahuldamiseks läinud endaga vastuollu ja kuidagi ennast pisendanud, ennast alla surunud, olnud erakordselt empaatiavõimetu, hoolimatu iseenda suhtes. Ja teisalt, kui sa kunagi oled olnud päriselt sellises kriitilises olukorras, noh, et sihuke nagu elu ja surma küsimus või vähemalt sinu enda mõistuse arvates on elu ja surma küsimus, või siis on miski olnud emotsionaalselt nii ebaturvaline, sa oled selle üle paisutanud elu ja surma küsimuseks, et kas sa siis seal tegelikult oled ikkagi olnud teistega arvestav või seal on pigem nagu teised inimesed on potentsiaalne oht, potentsiaalsed konkurendid kõigile ei jätku, tuleb võidelda, võistelda, tugevam jääb ellu. Esimene jääb ellu. See, kes esimesena ründab, jääb ellu. Et meil on lisaks kastitamisele tegelikult võime ka ja see on hästi ellujäämiseks vajalik võime ja mingites olukordades on see oluline, mingites muudes olukordades muudab see meid sõna otseses mõttes ebainimlikuks, aga meil on võime endale ära põhjendada mis tahes teod. Me suudame endale ära põhjendada ka erakordselt ebainimlikud teod.